Kuidas koostada kasumiaruande prognoosi? Kasumiaruande prognoosi vajab ettevõtja laenu ja toetuse taotlemiseks, eesmärkide seadmiseks või äriplaani koostamiseks. Selleks, et teha tulevikuks prognoose, saan valida internetist erinevaid põhju. Mina kasutan Järvamaa Arenduskeskuse kodulehel ettevõtjale kasuliku info all olevat kasumiaruande põhja. Salvestan selle tabeli oma arvutisse ja alustan täitmist. Tabelil näen 8 erinevat lehekülge. Tulude ja kulude prognoosimiseks vajan nendest esimest 4 ning täidan ära ainult mulle vajalikud lahtrid. Mittevajalikud jäävad tühjaks. Tabel avaneb esimeselt leheküljelt, kus on algandmed. Täidan ära 2 esimest rohelisel taustal olevat lahtrit. Kui minu ettevõte on käibemaksukohustuslane, siis jätan esimesele reale sõna jah. Kui minu ettevõte ei oleks käibemaksukohustuslane, siis vastan ei. Teisele reale pean lisama protsendi, kui suur on minu ettevõttes krediitimüügi osakaal ehk kui suur osa müügiarvetest laekub järgmisel kuul. Kohvikus on arvete laekumise tähtaeg keskmiselt 3 päeva, seega panen siia 10% tuludest, mis laekub mulle järgmisel kuul. Nüüd liigun leheküljele tooted ja hakkan lisama tabelisse tulusid. Sinisega täidetud lahtrid on näitlikud ja neid saab muuta. Meie kohvikus on põhilisi tootegruppe 4, supid, praed, magustoidud ja joogid. Toote nimetuse taha soovitan lisada ühiku, mis meie näite puhul on tükk. Vaatan üle ka tootele rakenduva käibemaksumäära, mis minu toodete puhul peaks olema 20. Kui tooted on kirjas, mõtlen läbi tootegrupi müügikogused. Näiteks kohviku puhul on suppide müük keskmiselt 1000 portsu kuus, mis teeb 30 portsu päevas. Ühe portsu müügihind on 2,40 €. Tabelisse lisame kõik müügihinnad ilma käibemaksuta ehk supi hinnaks panen 2 €. Järgmisena lisan tabelisse toiduainete kulu. Supi valmistamiseks kulub meil 50 senti toiduaineid 1 portsjonile. Toiduainete hinnad lisan tabelisse samuti ilma käibemaksuta. Materjalide ja toitainete puhul tuleb tähele panna seda, et tabelisse pean lisama ka toitainete varulaos, sest ettevõtjal on vaja toitaineid osta enne, kui toit valmib. Kohviku puhul on hinnanguline laovaru circa 10% ja lisan selle tabelisse. Sarnaselt supile mõtlen läbi kõikide järgnevate toodete müüdavad kogused, hinnad ja toitainete kulud. Lisan numbrid praadidele, magustoitudele ja jookidele. Peale seda, kui tulud on planeeritud kuude kaupa, saan igat järgnevat aastat planeerida märkides aastase koguse ja müügihinna ning toiduainete kulu ühele ühikule. Kui ma olen kõik tulud kirja pannud, siis hakkan planeerima kulusid. Valin järgmise lehekülje, kassavood ja täidan ära tühjad lahtrid. Kulusid hakkan planeerima alates reast majandustegevuse käigus tekkivad kulud. Real toore ja materjal on näha siniseid numbreid, mis tuuakse üle toodete tabeli materjali kulurealt. Kulude numbreid saan lisada ainult tühjadele ridadele ja ilma käibemaksute summades. Kui rida on sinine või real on 0, siis neid ridu ma ise planeerida ei saa, vaid seda teeb tabel. Pane tähele, et kulu kirjuta sellesse kuusse, kui toimub raha liikumine ehk maksmine. Personalikulu puhul panen kirja brutotasu ja tabel ise arvutab ära maksude suurused ja lisab tabelisse järgmiseks kuuks maksmiseks. Tabeli lõpus sinised read täituvad automaatselt. Sealt on näha kulude käibemaksu rida ja riigile makstav käibemaksusumma ning tabeli kõige lõpus raha jääk pangas ja kassas. Ole tähelepanelik, kui sinine number muutub punaseks, siis ettevõttele ei ole raha, et kõiki kulusid teha. Kassavoog ei saa olla kuu lõpus negatiivne ehk punane. Kui olen kõik tulud ja kulud hoolsalt kirja pannud,
siis saan vaadata prognoosi lõpptulemust kasumiaruandest. Kohvikule planeerisin tulusid 156 000 ja kulusid 125 000 ning kasum majandustegevusest jäi 31 000 eurot, ehk iga kliendilt saadud euro toob ettevõttele 20 senti kasumit. Vaata ka minu järgmist videot, kuidas panen tabelisse põhivara, kuidas arvestan amortisatsiooni ning kuidas planeerin uue investeeringu.